lennujaama jõudnud ja nüüd on aeg minna Singapuri. Meie lend läheb siis niimoodi, et me lähme kõigepealt Sydneysse, sinna sõidame mingi põhimõtteliselt 4 tundi. Siis meil on üle 4 tunni aega Sydneys passida ja siis me lähme Singapuri, mis on üle 6 tunnine lend. Nii et palju lennujaamasid, palju reisimist, me alles tulime Cooki saartelt, ehk siis alles me olime siin lennujaamas. Praegu on meil kell mingi 3 öösel, aga lahe, nii põnev. Nii et vaatame, kuhu me omadega jõuame ja missugused näevad erinevad lennujaamad välja, sest teadupoolest on ju Singapuri lennujaam, kuhu me lõpuks jõuame, maailma kõige suurem. Vale koht. Jah, nii et saame päris hea ettekujutuse erinevatest maailma lennujaamadest. Läksime siis meie check-in'i eile. Alustame sellest tegelikult, et Hannes uuris juba mitu nädalat või mingi nädal tagasi, et kas meil on vaja viisasid ja bla bla. Tuli välja, et ei ole. Kuna ma tahtsin olla kindel sellest, siis ma uurisin ise ka. Ma sain vastuseks, et ei ole vaja viisat, kui me lähme Austraaliast lihtsalt läbi. Singapuri me pidime lihtsalt täitma mingi selle saabumiskaardi internetis, lihtne, tegime mingi paari minutiga ära, paar asja teha. Ja siis eile õhtul Hannes avastas, et äkki ikkagi on vaja transiti jaoks teha viisat. Hannes juba endast väljas, mis asja nagu täiesti nagu viimasel hetkel on ju, mida me tegema peame, üks informatsioon ütleb ühte, teine ütleb teist, üks lehekülg, igatahes täiesti pekkis. Ma ütlesin rahune maha, et ei ole vaja, ma ka ju uurisin. Tuleme siis lennujaama ja anname oma pagasi ära, kõik on kaalutud, jälle oli vaja mingeid ümbertõstmisi teha, okei, fine. Õnneks olime nagu esimestes, kes läksid check-in'i ja siis ütleb meile tädikene, et kas teil on viisa. Me ütlesime, et ei, meil ei ole viisat vaja. Ei, teil on vaja viisat. Ja miks meil viisat on vaja? Sellepärast, et meil on 2 erinevat lennufirmat, me vahepeal võtame oma asjad välja ja siis umbes selle jaoks on vaja. Ja meil ei ole loomulikult neti, wifi toiminud. Okei, ostan endale neti siis. Nii, saan neti ja Austraalia lihtsalt viisa, et meil on transitit vaja. Või võtta esiteks 21 päeva aega. Täitsime seda mingi tund aega praegu ja see on lihtsalt ülipikk. Täiesti nonsense, kui lollid küsimused lihtsalt ja mingeid asju küsitakse 5 korda, pead uuesti oma passi pilti 5 korda, ma ei tea, pead seletama, et ma olen Uus-Meremaal working holidega. Nagu 12 lehekülge, ma ei tea, kõik suhtestaatused ja asjad on ju. Nii et siin me nüüd oleme, loodame, et me saame kiirelt oma viisa ja me saame ikkagi lennu peale. Aga nagu ma mainisin, siis see võib võtta 21 päeva aega. Nii, uued uudised. Me jäime oma lennust maha. Nii tore. Ja me pidime ostma uued lennupiletid. Me ostime nüüd Qantase lennupiletid. Me lähme ikkagi läbi Sydney, mis on hästi irooniline. Aga kuna meil on nüüd ainult ühe lennufirma piletid, siis me ei pea oma pagasit välja võtma, mis tähendab seda, et me saame otse minna uue lennu peale. Ehk siis õppetund number 1. Kui see ei ole kindel, sest Hannes eile õhtul natukene hakkas nagu kahtlema, et mingi imeklausel on, et öeldakse, et ei ole nagu viisat vaja, kes siin nagu check-in'is või midagi sellist öeldakse, et on viisat vaja. Siis Hannes hakkas nagu kahtlema, kes vaatas, et kui me ei ole üle 8 tunni seal Austraalias, me ei vaja, me ei ole üle 8 tunni. Nii et kui see ei ole kindel, helista infopunkti või infonumbrile, on esimene õppetund ja teine õppetund. Kui see on erinevad lennufirmad, siis ära osta neid. Sellepärast, et praegu see maksis meile kätte. Või siis lihtsalt ole kindel, et sul on kõik asjad ja jälle mine punkt number 1 juurde. Kui see ei ole kindel, siis helista. Jah. Oleme nüüd korralikult vaesemad. Väga kurb on. Aga raha tuleb, raha läheb ja ei tasu liialt sellesse kinni jääda, ütleme nii. Tulime praegu turvakontrollist läbi ja turvatöötaja küsis, et mis pass see veel on, et mis on teie rahvus või kus te pärit olete, et ta pole kunagi näinud sellist passi.
Uus-Meremaal siis. Nii, ja lõpuks oleme saanud siis turvakontrollist läbi. Boarding passid asjad on käes. Ehk siis läheb lennuks. Ja tulime siia burgerirestorani Eiestama. Oleme jõudnud Sydneysse ja meil on mingi 20 minutit aega, kuni meil uus boarding hakkab. Väga uhked poed, eriti sellistele rikastele võib-olla, kui Austraalias töötad, siis ei ole ainult rikkad, vaid saavad ka lihtinimesed neid endale lubada. Aga väga põnev, kahjuks meil aega pole, et siin ringi vaadata. Väga jah. I do ask that all passengers now be seated with your seatbelts firmly fastened, and that will allow us to close. Ja olemegi jõudnud maailma suurimasse lennujaama Singapuri. Simona ja Markus ootavad juba meid ja meie üritame siit leida väljapääsu. Juuksed hakkab korraga tõliseks juba minema, jalad on jumala paistes, kõht on punnis paistes. Hannesel on nohu, Hannesel on kõrval klukus. 24 tundi üleval olnud, nagu näete, Hannesel nägu ei ole üldse tore. Hannes on nagu mina viimased reisid vlogides. Natukene toriseb, aga pole hullu. Kui magada saab, siis ehk läheb paremaks. Ja näeb taga, vaata siin üks kala ujub täpselt tal ees. Ongi, mingi mängib sellega lihtsalt. What? On ülinunni veel, et see, et ta reaalselt korralik kala. Ajab tal pea otsast ära praegu nagu. Sööb ära lihtsalt. Elusest teast, rahulikult. Aga suht kala on ka juba. Päris suur, jah? Mingi värviline. National Geographic Cave. Crunch. Aga ei tea, kas ta mingi puhastas soolikatest ära selle praegu oma tiiruga ja siis edasi. Looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I say, hey, 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 would you stay with me? I say, hey, 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 I said, hey, would you come with me? I say, hey, 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 would you stay with me? I say, hey, hey, hey. Hannes, räägi. Jah, tehakse söögid ette maitsvad ja mis nii elul viga. Täna on põhimõtteliselt meie teine päev Singapuris. Eile me käisime lihtsalt basseinis. Mõlemad saime natukene liiga palju päikest ja siis õhtul käisime ühes restoranis ja me kõik olime natukene pettunud, sest hind oli päris kallis ja toitu jagamiseks oli nagu hästi vähe. Aga see oli ikkagi hästi tore ja maitseelamuste mõttes oli tore. Aga lihtsalt, kuna me oleme noored, siis võib-olla ei ole mõistlik oma raha sellist asjade alla niimoodi panna. Aga me ei teadnud ja me otsati kahest, see lihtsalt oli selline väike õppetund. Siin on meeletult palav, väga niiske, selline tundlik temperatuur on umbes 36 kraadi päeval, 32 kraadi, vahepeal siin oli isegi 40 kraadi olnud. Seega väljas väga keskpäeval ei taha olla. Oleme tulnud kaubanduskeskusesse. Vau, mõned võib-olla tuttavad poed meil Uus-Meremaal, sest aga We are stars, we are one. We light up the night like a black sun. We all shine, we are chrome, and we are shimmering. Turn on, turn on. Play it loud, we don't care. And dance like there's nobody there. Light up the night.
lõpetasime praegu trenni ja kõik higised, nagu näete, särgid märjad ja näod läigivad, sigi ja silmas, nii et mõnus. Thanks Simone, et kaasa kutsus meid. Palun. Nii, käes on esmaspäev ja nüüd tulime loomaaeda tänaseks tegevuseks. Temperatuur on väga-väga palav ja tuleb palju kõndimist täna. Aga vaatame, kui äge loomaaed see siis on. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Meil on siin nii palav, et me lihtsalt pidime juua juurde võtma. Ja õpime ka siin, et 600 erinevat sorti neid apelsine on olemas. Astusime peaaegu sükse suure sisaliku peale. Saba paistab seal. Ja. Kalev lõigis linda, Piret lõigis tõllu. Ma leidsin ennast keras, kasvade heine põllult. Oleme jõudnud Singapuri lennujaama ja me lähme kohe Eesti. Ja see on päris paljude üks üllatus, sealhulgas ka minu emale, kes teab, et me lähme homme alles, lähme Taisse ja siis me lähme Vietnami ja me lähme Kambodžale. Nii et natukene selline ärevus on endal sees või ärevus, elevus. Väga põnev. Rahvast oli palju, inimesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest sai tarkus. Koidiks oosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jätsin mis ei kulu. Sest huikis leidis omad, asjad ta ei julu.
mõned tunnid tagasi jõudsime siis siia Singapuri lennujaama. Siis läksime, andsime enda pagasid ära. See on siin kohe alguses, mis on väga nutikalt tehtud. Ja siis saadki minna siia suurde kaubanduskeskustesse vaatama ja ostma asju, kui tahad. Et vaatasime ka päris palju ringi. Oledki nagu suures kaubanduskeskuses, et eks see sellepärast ongi maailma suurim lennujaam, et seda kaubanduskeskuse osa on nii palju. Ja siin olid igasugu ägedad need maailma kõige suurem sisekosk siis. Ja siis siin kuskil on mingi ala, kus lenduvad tohutult liblikad ringi. Ja võtsime endale natuke juua vahepeal, natuke jäätist ja siis nüüd tulimegi siia enda värava juurde. Mis on siin päris nutikas on see, et iga värava juures on see turvakontroll. Et see ei ole mitte enne, vaid turvakontroll ongi, sul on turvakontrollis ainult need inimesed, kes lähevad sinuga sama lennu peale. Ehk siis sa ei pea mingi meeletult pikas järjekorras turvakontrollis ootama, vaid saad kiirelt enda värava juures tehtud ja siis saad chillida. Kui me tulime sellest turvakontrollist välja, siis minu käes olid Annese küünekäärid, sest minu käes on kosmeetikakott. Ja see on hästi naljakas, kuidas igas lennujaamas on täiesti erinevad reeglid. Muidu võetakse enamasti need vedelikud ära, praegu ei ole meil vedelik üle, aga küünekääridega meil pole üheski lennujaamas probleem olnud ja me oleme hetkel ju päris palju nagu reisinud lennukitega ja pikemaid otsi ja nii edasi ja siis praegu paluti mul näidata neid küünekääre ja siis olid, need on liiga teravad ja võeti lihtsalt mine ära. Pole midagi suurt, aga lihtsalt hästi naljakas, kuidas erinevates lennujaamad on erinevad nagu probleemid või erinevad asjad, millele rõhku pööratakse. Ja kokkuvõtteks siis Singapuri kohta. Singapur on mega lahe linnriik. Siin on hästi palju asju teha, väga kompaktse ala peal selles suhtes, siin on hästi lahedad metsad, loomaaed, kus me käisime, siis linn on mega ilus ja hästi huvitav vaadata seda, kuidas on enamus asjad lahendatud. Kõik, mis on tehtud, on enamasti ikkagi läbi mõeldud. Nii et tegelikult on väga palju vaadata ja uurida või selles suhtes paariks päevaks. Aga ilm ei ole meie sugustele üldse nagu sobiv, me ei kannata sellist kuuma ja sellist niiskust, aga sellest pole nagu probleemi. Õigemini on probleemi, sa tahad kogu aeg kodus olla ja siis sa ei taha väga palju asju teha. Aga me alguses ei planeerinud tulla Singapuri, sest me mõtlesime, mis me ikka siin teeme, et see on nii väike koht ja ma ei tea, üldse ei planeerinud Singapuri tulla. Aga kuna Simone elab hetkel siin, siis me mõtlesime, et me tuleme talle külla ja tegelikult me oleme mega rahul, et me tulime külla ja meil oli kõigil väga tore aeg koos, nii et väga tore. Ja sellega saab meie Uus-Meremaa seiklus läbi. Me hakkame edasi Uus-Meremaa ja siis ülejäänud riikide seiklus, aga me jätkame oma vlogide tegemist ja vaatame, kuidas meil Eestis läheb, kuidas meil läheb Eestis integreerumine uuesti oma sõprade, töö ja muude asjadega ja mis põnevaid asju me hakkame tegema, sest meil on suured plaanid Annesega. Nii et stay tuned. Lahti saata püüdnud pole veel. Vahel möölan ise, vahel delegeerin. Suva, kes on toolil, mudel on eelis.